raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FM'is, Ruut FM'is ja Kuressaare Pere raadios igal pühapäeval kell 11. Nagu kuulete, stammid on tagasi, mina Martin Helme ja stuudios on teine saatejuht Mart Helme. Ja andke andeks, et hääl on natuke käre, kevadine külmetus. Me räägime täna kolmel teemal. Esiteks me räägime Liisa Pakosta hullumeelsest Eestit kahjustavast ja Eestit alandavast plaanist hakata riiki nii-öelda välja rentima ja tooma Eestisse moslemi vägistajaid ja moslemi pussitajaid Rootsist. Eesti riiki kurjategijatele välja rentima. Just, ja meie soovime küll Pakostat umbusaldada selle asja eest. Teisel teemal võtame ette Karmen Jolleri plaani hakata Eestis lapsi sundvaktsineerima ilma vanemate loata ja lausa ka ilma vanemate teadmata ja lausa ka siis, kui vanemad nõus ei ole. Ja seda ta on ise kirjutanud ja miks ta seda teeb ja mis selle peale teha tuleks, sellest räägime. Ja kolmanda teemana räägime Poola valimistest, räägime eesseisvatest Hollandi valimistest või Hollandi valitsuskriisist ja paneme selle konteksti sellest, kuidas süvariik märatseb ja kuidas süvariik üritab siis hoida ära terve mõistuse jõudude võimule saamist, et jätkata oma globalistliku sõjapartei Eestit või Hollandit või Poolat hävitava poliitika tegemist, et need võtted on igal pool sarnased ja meil tasuks ka neist õppida ja meil tasuks järgmine kord ehk siis sügisel oktoobris targem olla. Aga alustame siis Pakostast. Pakosta siis nüüd sellel nädalal tuli avalikkuse ette plaaniga, et temal juba kokku lepitud. Eesti võtab kuni 600 Rootsi kurjategijat, rasket kurjategijat. See on ikkagi tõsised, mitte mingisugused taskuvargad või muidu sulid, vaid ikkagi mõrtsukad, vägistajad, pussitajad, terroristid. Võtab, kuna Rootsi on avatud immigratsioonipoliitika tulemusel muutunud nii kuritegelikuks riigiks, et isegi kõige leebema kriminaalpoliitika puhul ei mahu vangid lihtsalt vanglatesse enam ära, siis rootslased otsivad uusi viise, kuidas oma vangid kuhugile paigutada. Ja Eesti loomulikult on lahkelt nõus väikese sumpsi eest neid vange meie vanglatesse paigutama ja loomulikult sinna juurde käib selline nügimise ja ajupesu ja selline stratkomi kognitiivse lühistamise jutt, kuidas aga Eesti vanglad on puha tühjad ja me maksame vanglatele peale ja muidu me peame vangivalvureid koondama hakkama ja me teenime sellega raha ja justkui teeks head asja. Mis mind nagu kõige rohkem vihastas oli see, kuidas meil tüüpiline jälle stratkomi jutupunkt oli, kuidas sellega me suurendame Eesti turvalisust. See on nii orwellilik viis või asi, millega tegelikult vähendatakse Eesti turvalisust. Eestisse tuuakse vägistajaid, mõrtsukaid, pussitajaid, aumõrvareid, granaadiloopijaid, aga me suurendame Eesti turvalisust ehk üleval on all on üleval, must on valge, rahu on sõda, teadmatus on võim. Tegelikult hakkas see jutt ju juba siin kuskil, ma ei oska öelda, pool aastat või rohkem tagasi. Ja siis oli algul ju juttu hoopis teistest riikidest, et läbirääkimised käivad Inglismaaga ja oli vist Iirimaa ja Hollandist oli jutt. Ja teised Lääne-Euroopa riigid, mis kõik rõhutan, on viljelenud avatud immigratsioonipoliitikat, mis on kõik lasknud ennast üle ujutada massiliselt moslemitega ja mitte ainult moslemitega, vaid ka igasuguste asiaatide ja Aafrika päritolu immigrantidega, mille tulemusena on tekkinud seal paralleelühiskonnad, nende oma paralleelühiskondade vahelised konfliktid. Sest ega ka moslemid ei ole üks ja sama. Ja kui me võtame näiteks Saksamaa näite, siis seal käib pidev türklaste ja kurdide vaheline vastastikune kõride lõikamine ja kaklemine. Et mis vaatamata sellele, et mõlemad on moslemid. Et see paralleelühiskondade ehitamine oma homogeense ühiskonna sisse on ära lõhkunud nende ühiskondade turvalisuse ja tekitanud sellise olukorda, nagu me kõige dramaatilisemalt näeme Rootsis, kus pommid plahvatavad, kus on no-go zone'id, politsei jookseb laiali, politsei ei julge midagi teha,
sest ka politseinikud kardavad, et nad võivad saada liigse jõu kasutamise süüdistuse, rassismi süüdistuse, mingite feministide poolsed, ma ei tea, hagi algatused. No, lisaks sellele saavad ikkagi politseinikud lihtsalt automaadi valanguid ja Molotovi kokteile ja kõike seda. No. Peksa saavad lihtsalt. Peksa ka saavad lihtsalt. Et see kõik on haige ja siis tuleb meile Liisa Pakosta rääkima, aga punane joon oli see, et nad ei vabane Eestisse. No unustage ära see punane joon. See on ju praegu hetkel avalikkuse rahustamiseks, avalikkuse lollitamiseks, järjekordselt avalikkusele valetamiseks, sest ega siis see režiim, siin ei toimu enam mitte midagi ausalt. Siin ei ole mitte midagi ausat enam. Siin ei ole ausat meediat. Siin ei ole ausaid küsitlusfirmasid. Siin ei ole ausat mingisugust valimissüsteemi. Siin ei ole mitte midagi ausat enam. Siin ei ole ausat riigieelarvet. Siin ei ole ausaid igasuguseid avalikke konkursse. Mitte midagi ausat selles riigis ei ole. Ja siis tuleb see sama ebaausa režiimi esindaja meile veel kord valetama seda, et need inimesed siia ei pääse ja ärge muretsege, need on nii hullud kurjategijad, et nad on hästi kaua vangis. Kujutad ette, me peame ennast lohutama sellega, et nad on hästi kaua vangis. Nagu hästi kaua vangis 10 aasta pärast, 15 aasta pärast ei mäleta keegi seda, et kui nad siia toodi, siis oli juttu mingist punasest joonest. No ma ütleksin selle punase joone jutu kohta, et aga Liisa Pakosta on valetanud kogu selle protsessi käigus korduvalt, jultunult ja suurelt. Sest et kui sa ütled umbes pool aastat, tegelikult ma mäletan, et kuskil juba kohe sügise alguses, kui Riigikogu hakkas koos käima, hakkasime me nõudma aru nii Pakostalt kui Michalilt selle kohta, et me kuuleme mingeid lugusid sellest, kuidas tahetakse Eestisse hakata tooma lääne kurjategijaid, et rääkige nüüd välja, mis plaanid teil on ja milline uinutav mula sealt vastu tuli. Ei, mingit plaani ei ole, mitte midagi ei ole kokku lepitud. Me kaardistame huvi, me kaardistame Eesti võimalusi. Meil on mingisugune esmane arutelu alles käib. Ärge muretsege, kui me kunagi hakkame otsustama, siis kindlasti kaasatakse parlamenti, kindlasti kaasatakse avalikkust. Mitte midagi ei tehta kellegi selja taga. Nüüd kõik on osutunud valeks. Tehti meie selja taga. Kaardistamise järel oleks võinud öelda, need ja need variandid on meil, kuidas me siit edasi läheme, hakkame arutama. See etapp jäi ära. Selle asemel öeldi, et kaardistasime ära, jõudsime järelduseni, mis meil algusest saadik oli juba ju otsustatud, et me tahame seda teha ja nüüd nii on. Ja selles mõttes kogu see protsess on toimunud suure vale taustal ja ainuüksi valetamise eest tuleb Pakostale teha umbusaldusavaldus Riigikogus. Ainuüksi valetamise eest, aga lisaks sellele tuleb tal teha umbusaldusavaldus selle eest, et ta üldse tuleb lagedale Eestit kahjustava, Eesti turvalisust rängalt kahjustava, siseturvalisust rängalt kahjustava plaaniga ja Eesti riiki alandava plaaniga. Ja loomulikult tegelikult Pakostal on ju paturegister pikk. Me tahtsime teha Pakostale umbusaldusavalduse juba siis, kui Pihlakodu kaasuses prokuratuur keeldus alustamat kriminaalasja Pihlakodu enda vastu. Et meil oli eelmisel nädalal siis arupärimine ka Riigikogus selle kohta, kus me Pakostat grillisime, et tema nii-öelda ikka räägib sellest, kuidas aga vägistaja suhtes on kriminaalasi alustatud, aga Pihlakodu kui asutuse suhtes, kellelt saab ka kriminaalvastutust nõuda, sest et tal oli hoolsuskohustus hoolitseda selle eest, et midagi taolist ei juhtu ja selle hoolsuskohustuse asemel ta mätsis kinni. Et selle nii-öelda reformierakondlaste asutuse suhtes kriminaalasi ei algatatud. Ka selle eest peaks tegelikult olema juba ammu saanud Pakosta umbusaldusavaldus, et ta laseb prokuratuuril või aitab kaasa sellele, et prokuratuur teeb ringkaitset reformierakondlastele. No selle prokuröri ja mitte ainult selles kaasuses, tegelikult on neid kaasuseid, kus prokurörid on siin sigatsenud, võltsinud andmeid ja esitanud kohtus valetanud vale fabritseeritud dokumente ja mida kõike. Et ka selle kohta me oleme ju teinud arupärimisi ja infotunnis küsimusi ja mida kõike. Mitte midagi ei juhtu ja see on ka näide sellest, kuidas minister ei tule oma tööga toime, sest ministeeriumil on kohustus teostada järelevalvet prokuratuuri üle ja minister vastutab selle eest, aga minister ei vastuta, vaid räägib meile mingit sõna otseses mõttes kelbast juttu sellest, kuidas tegelikult on kõik korras ja prokuratuur töötab väga hästi ja muidugi probleeme on, aga see on seotud sellega, et prokuröre on vähe ja töökoormus on suur. Ja küll meile osatakse ajada lolli juttu. Küll me saame veel näha nende vangidega seoses seda,
kuidas Michal, kes elab ju Kremlis oma mõttemaailmaga, kuidas Michal tuleb meile rääkima, kuidas vangide vastuvõtmine Euroopa riikidest näitab meie kuulumist Euroopasse ja seda, et meie ei ole Kremli ja Venemaa mõjusfääris. Küll tullakse veel sellise lollaka jutuga ka välja. Ja noh, Michal ei oska mitte millestki muust rääkida, kui ainult sellest, kuidas Kreml tegi ja Putin tegi, et ma ikka iga kord, kui ta räägib meile, kuidas Putin on Eestis maksude tõstja, siis mina küsin, et aga võib-olla Michal, Ligi, Keldo loobute Putini heaks töötamast ja ei täida tema poolt antud korraldust Eestis makse tõsta. Võib-olla lõpetate ära Kremli heaks töötamise, reformierakondlased. Kui teie meelest Putin oli see, kes tõstis Eestis makse, siis miks te seda käsku täidate? Aga ma selle vangide asjus ütleks ka veel seda, et Pihlakodu teemale lõpetuseks või juurde, noh see infot või vabandust, mitte infot, vaid arupärimine, mis meil esmaspäeval oli ikka päris, noh selles mõttes stressav kuulata jälle seda õudset rumalat juttu või noh süüdimatut juttu, ma ütleks. Et kuidas Pakosta teatab meile, et jah, see paragrahv on olemas, mis võimaldab ka kriminaalsüüdistust esitada juriidilisele isikule, antud juhul siis reformierakondliku kuuluvusega Pihlakodule, või reformierakondlastele kuuluvale Pihlakodule. Aga prokuratuur ei peaks tegelema igaks juhuks paragrahvide katsetamisega, et kas töötab. Vabandust, prokuratuur tegeleb sellega kogu aeg. Prokuratuur katsetas igaks juhuks, kas saab kriminaalkorras süüdi mõista Marti Kuusiku. Prokuratuur katsetas igaks juhuks, kuidas töötaks karistus Gert Kingo peale seoses kuluhüvitistega, mida kunagi varem ei ole olnud ja kunagi hiljem ka ei ole tulnud. Et prokuratuur katsetab kogu aeg, kui on võimalik seda katsetada opositsioonilise EKRE tegelaste peal. Ja siis ta ütles veel selle asja, et ja ei ole õige väita, et prokuratuur alati teenib Reformierakonna huve, sellepärast et vaadake, näe, Kalle Laanetile esitati ka süüdistus. Kulla Liisakene, Kalle Laanetile esitatigi ju süüdistus just selle pärast, et reformierakondlasest justiitsminister Kalle Laanet julges küsida prokuratuurilt, miks ei edene Lehtme kriminaalasi. Ja selle peale sai ta endale kriminaalasja jälle väga innovatiivsel, väga siiamaani mitte katsetatud paragrahvil, millest vaata, mis välja tuleb jälle. Ja see on meil ju muster, et kriminaalasju ja üldse igasuguseid skandaale algatatakse ainult opositsiooni ja režiimi ohustavate inimeste ja erakondade suhtes. Meil on praegu Tallinnas üks tegelikult väga suur skandaal, mis on täiesti võrreldav Porto Franco skandaaliga või mis skandaaliga, Porto Franco kaasusega. Kui Porto Franco puhul lõpuks seal mõisteti süüdi, kes see oli see Korb, jah. Korb selle eest, et ta tegi mingisuguseid eeliseid Porto Francole seal mingisuguse avaliku maa kasutamisel, mis oli mõned ruutmeetrid ainult servituudi vaidlus. Kõnnitee pinda seal, siis praegu meil on lauluväljaku kõrval kinnistu, mille ümber käib õudne tants, kus on reformerid läinud omavahel tülli muide. See on ülehinnatud vähemalt 100 000 euro võrra ja seal on täiesti korruptiivselt tegutsevad nii ametnikud kui poliitikud, kusjuures erinevate erakondade valgete jõudude poliitikud. Keegi ei näe ka midagi, ajakirjandus ei näe ega kuule, prokuratuur ei näe ega kuule, kriminaalpolitsei ei näe ega kuule. Ei see on see euroopalik linnavalitsemine, mida meile Ossinovski ja Jašin ja kes need Karl Sanderid ja kes meil tulid, euroopalik avatud linnavalitsemine, korruptsiooni välja rookimine. Mul ei ole liiga palju häid sõnu keskerakondliku linnavalitsuse aadressil öelda, seal oli ka korruptsiooni ja seal oli toiduahel ja seal oli sellist venelaste soosimist ja mida kõike veel. Me nägime seda, kui Tallinnas oli Keskerakond ainuvõim või ka Keskerakond koos sotsidega seda tegid. Aga see, mis asemele tuli, see on ikkagi kraat kangem, venestamine, kraat kangem, korruptsioon, kraat kangem, raiskamine, kraat kangem, demokraatia ülerullimine. Aga ma tuleks korra nende vangide juurde tagasi, et
see, mis sa ennem ka ütlesid, et noh, et nad pikaaegsed vangid ja me võtame neid siin ja siis noh, kui nad hakkavad vabanema siin 10 või 15 aasta pärast, et siis meie punane joon veel kehtib, loomulikult ei kehti. Eestis on teine valitsus, Rootsis on teine valitsus, lepingud, keegi enam ei loe, Rootsi ütleb, meil pole neid kuhugi panna, Eesti kehitab õlgu, ütleb, et kuda me neid sinna ikka saadame, ega vägisi ei saa ju saata ja nii edasi. See kõik on täielik kamara jura, aga ma tulen selle riigi alandamise aspekti juurde, et meile nüüd müüakse jutuga, et Eesti teenib 30 miljonit selle pealt. Unustage ära, esiteks see number on bluff. Selles mõttes, et me hakkame peale maksma sellele lõpuks. Igal juhul hakkame peale maksma. Ainuüksi selle tehingu mõõtmes me hakkame lõpuks sellele peale maksma. Sest et seal on peidetud karid sees, mida meie rumalad, ahned, ebakompetentsed poliitikud ja ametnikud, kes seda asja ette valmistavad, ei ole võimelised nägema, ette ennustama ja neid ei huvita see. Teine asi on see, et ühiskond tervikuna maksab sellele peale. Et kui riigi eelarve isegi teenib nominaalselt mingisuguse plussirea sealt, siis ühiskond tervikuna saab palju suurema miinuse, kui see riigieelarve üldse on. Ja kolmandaks, see on väärikuse küsimus. Riik ei rendi välja ennast. See on nagu prostitutsioon. See on puhas, see on nii võrreldav prostitutsioon. No aga raha on ju vaja, mis mul on? Mul siin on võtta see vara, millega endale lisaraha teenida. No mis seal ikka, et esimene kord pigistan nina kinni, ei ole midagi teha. Aga raha on ju vaja. See on selline, see on prostituudi mõtteviis ja see on nii alandav Eestile. See on nii riigi mitte käitumine, et seda lihtsalt minu meelest see solvab kõiki eestlasi. Ja kui meil on vanglad nii palju, vanglates nii palju vaba kohta, siis me peaksime siis hakkama vanglatel peale maksma. Halloo, me maksame kõigele peale. Me maksame sõjaväele peale, me maksame politseile peale, me maksame meditsiinisüsteemile peale, me maksame koolisüsteemile peale. See ongi riigi funktsioon, mille nimel te neid makse siis kogute tölpad. Selleks kogutegi makse, et riik funktsioneeriks, et kurjategijad oleks tänavatelt kokku korjatud ja pokri pistetud. Ja nii ongi ja ärme jätta rääkimata ka sellest, et kes ehitas lööktöö korras hiigel suuri vanglaid, et omadele jälle suuri tellimusi teha. Need olid jälle reformierakondlased. Ette oli teada, et üledimensioneeritakse need vanglad. No siis pange kinni üks vangla ja koondage need vangid 2 vanglasse. Eestis 3 suurt vanglat on minu meelest. Pange üks kinni ja kogu lugu, mis seal sikka . Ei vangla on võimalik ka ümber ehitada hotelliks või ei tea, korteriteks, milleks iganes. Selles suhtes me näeme ju seda niisugust postindustriaalset ühiskonda Lääne-Euroopas, jumal hoidku, mida kõik ei ehitata ümber igasugusteks elu- ja kontorihooneteks. Endiseid vanglaid, endiseid kirikuid, endiseid mingeid laohooneid, endiseid patarikindlus. Patarikindlus oli ka pikki aastaid oli vangla, ennem seda oli sõjaväe osa. Palun väga See on nii rumal jutt. See on jälle mingi Exceli tabeli ninanokkijate jutt. Ei see on ju selleks, et on vaja ajusid pesta, on vaja propagandat teha, mis mind hämmastab. Postimehes oli Gallup ja Postimehe Gallupis on 50-50. 50% ütleb, et ei tohi mitte mingil juhul neid vange siia tuua, aga 50% ajupestud jobusid ütleb, et jaa, tore, las tulevad. Aga pane tähele, selleks nad teevadki seda. See on Eesti 200 ja see on Reformierakond, kelle agenda, kui nad ise sellest aru ei saa, siis nende niiditõmbajad saad ikka aru. Nende agenda on ajada lühisesse Eesti inimesed ja ajada täielikult sõlme Eesti ühiskond, täiesti paralüüsi ajada Eesti inimesed, kui sulle tulevad ministrid, kes räägivad sellest, et maksude tõstmise järel teile jääb raha rohkem kätte, kuidas jõhkrate kurjategijate Eestisse toomise järel meie turvalisus suureneb. Kui sul on ministrid, kes räägivad sellest, kuidas võimatu. Julgeolek tähendab sõda. Just, et see tegelikult on ju meie kognitiivsesse lühisesse ajamine, see on inimeste trollimine, inimeste hulluks ajamine trollimisega. See on ühiskonna umbsõlme ajamine selle jaoks, et seda ühiskonda oleks parem manipuleerida, hoida, lõhki ajada, tülis ühiskond ilusti kontrolli all hoida, üksteise vastu üles ässitada ja seda tehakse meile meelega. Seda tehakse meile meelega ja siis tullakse mingisugust nutu juttu rääkima, et kujutage ette viimase uuringu järgi 40% eestlastest ei seosta ennast Eesti riigiga. Ei tea küll, kuidas see juhtus, kui kõikidel riigiasutustel on mingi teise riigi lipp.
peal. Ei tea, kuidas see küll juhtus, kui öeldakse, et kui teile ei meeldi, minge siit minema. Ei tea, kuidas see küll juhtus, kui teile pandi süstal vägisi õlga ja öeldi, et peab hakkama meeldima. Ei tea, kuidas see juhtus, kui te tõstate kõiki makse, võtate lastetoetused ära ja irvitate näkku. Kuidas see juhtus, kui te sõitsite 2/3 ühiskonnast üle oma homo perverssuste seadustega. Ei tea küll, kuidas eestlased ei tunne enam, et see on nende riik. Ma tulen korra selle riigi alandamise juurde tagasi, aga ongi täpselt nii on. Euroopas, kus vanglad ajavad üle ääre, kus korda ei suudeta enam tagada, kus autod sõidavad inimeste hulka, pommid lõhkevad, kirveste on pandi matšeetede ja nugadega, veristatakse inimesi, rutiinne. Loed pealkirja, enam ei huvita isegi, kui palju surma sai või kus see juhtus või mis see põhjus võis olla, kas põhjust üldse oli lihtsalt Allahu Akbar. Et see on nii rutiinseks muutunud juba, et kõik need juhtumid ei jõua isegi meieni enam, sest neid on nii palju. Rääkimata nendest, ma ütlen, kogu sellest gängivägivallast ja sellest erinevate kogukondade omavahelistest klaarimistest. Ja siis viskasid mingisugused riigid, kellel on pikk riiklik traditsioon ja oma ikkagi väga vilunud diplomaatia, õnged välja. Kas me leiame kuskilt banaanivabariigi, kellele oma vange pähe määrida? Ja visati välja ja näed, meie poliitaktivistidest idioodid. Ja ma ei saa Eesti vihkajad. Poliitaktivistidest idioodid leidsid kohe, et aga siin on ju võimalik äkitselt natukene kopikaid ka oma taskusse veeretada. Sest et kui ma annan mõningad definitsioonid meie erakondadele, siis Reformierakonna definitsioon on üks. Broiler pluss korruptsioon. Sest praegused valitsuse liikmed on ju kõik broilerid või Ligit ei saa broileriks nimetada, aga Ligi on lihtsalt meditsiiniline juhtum. Inimene, kellel on tõenäoliselt ikkagi mingi tõenäoliselt, et ta mind kohtusse ei saaks kaevata. Ma ei anna definitsiooni, aga meditsiinilised probleemid. Ja kui me võtame teise siin kõrval, me rääksime korras ka Tallinnast ja Tallinna korruptsioonist, siis kes on Tallinnas võimu juures? Isamaa, see, kes praegu laseb meedias suuri kinnimaksud reklaame, kuidas Eesti vajab muutust. Aga miks te ei muuda siis Tallinnas? Miks te ei muuda Tallinnas? Te olete võimu juures. Just eelmisel nädalal tegime teie abilinna peale Karl-Sander Kasele umbusalduse, sest ta ei tule toime oma tööga. Ja Isamaa definitsioon on väga lihtne. Tühjad lubadused pluss toiduahel. Ja täpselt nii on. Niipea kui toiduahela juurde saadakse, niipea unustatakse kõik tühjad lubadused. Ja me võime võtta siin neid definitsioone teistele erakondadele ka. Jätame selle. Aga jah, Eesti on praegu puust ja punaseks banaanivabariik, kes on valmis kõik ära andma teiste endast suuremate riikide ettepanekul, nõudmisel, moosimisel, mis iganes. Nii et proovime järgmisel nädalal ikkagi Pakostale umbusaldus teha, kas see läbi läheb, ma kahtlen. Süündimatu valitsus pigistab nina kinni ja hoiab toetust. Opositsiooni juhtiv jõud Isamaa on juba siin ju vingerdanud, et ei tea, kas ikka tuleb ikka mõelda ja tuleb ikka arutada. Aga sama tegid nad, ma ütlen, ma käisin eelmisel korral, kui Pakosta oli jälle käkiga hakkama saanud, neid käkke ei jõua kokku lugeda. Ma käisin kõik nad läbi, ma rääkisin Reinsaluga, ma rääkisin keskerakondlastega, ma rääkisin isegi sotsidega, et kaua me laseme seal Pakostal nüüd niimoodi teha. Ja ei, praegu ei ole õige aeg ja vaatame ja ootame ja äkki ikka vaatame, mõtleme, seda me ei suuda praegu seda ühiskonnas kõlama panna, poliittehnoloogiline mula. Et minu meelest nüüd on õige aeg, et Isamaa võttis väga selgelt positsiooni selle vangide vastu. Et kui te olete nende vangide vastu, siis tuleb ka umbusaldust teha, sest et meil on vaja nupule vajutamisega näidata, kes seda toetas ja kes selle vastu on. Meil on vaja allkirjadega näidata, kes selle vastu on ja kes selle vastu ei ole. Et ei saa niimoodi, et muudku, teeme pressiteate ära ja arvame, et siis ongi valmis. See ei ole opositsioon, sellest ei piisa. Nii et mina arvan, et me peame seda trummi edasi taguma. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, jätkame järgmise kohutava Eestit kahjustava, Eestit vihkava, Eesti inimesi mõnitava ja alandava ministriga, selleks on Karmen Joller, kes on
kõik, mida ta puudutab, läheb hapuks. Aga nemad oli lagedale, me kõik mäletame koroona ajast, milline fundamentalistlik, totalitaristlik lähenemine temal oli, kõigile süstid õlga nii palju, kui vähegi jõuame, küsimusi küsimata. Inimesed on unustanud võib-olla sõna triaaž. Ta taheti triaaži teha, et need, kes ikka ei ole süstitud, need ikka ei pea üldse meditsiiniteenuseid saama, see oli tema idee ju tookord. Tema tahtis jätta inimestel terviseteenused andmata ja tema ikkagi, tahtis ikkagi vägivalda näha nende suhtes, kes ei ole nõus, et riik tuleb sulle sisse süstima suvalisi aineid, kusjuures kõik, mida tollased vaktsiini kriitikud, vaktsiini skeptikud ütlesid, on tõeks osutunud. See ei aidanud koroona vastu, sellel on rängad kõrvalmõjud, tervist kahjustavad kõrvalmõjud. Vaatame, kuidas inimesed surevad nagu kärbsed, meil on iga nädal mõne tuntud inimese surmakuulutus või... Uurimuse järel kinnitab, punkt 1, koroonavaktsiinid mõjuvad hävitavalt inimeste viljakusele, nii naiste kui meeste viljakusele. Mida me näeme Eestis? Täielik demograafiline kollaps on toimunud viimasel 3 aastal. Huvitaval kombel just pärast seda, kui hakati süstima. Nii öelda koroonavaktsiiniga, täpselt sama näeme teistes riikides. Juba tookord räägiti, kui kohutavalt ohtlik on see siis südamehaigustele, kuidas ta tekitab kroonilisi südamepõletikke. See on kinnitust leidnud. Juba tookord räägiti, et ta on vähihaiguste uuringud on tegemata ja seal on riskid. Tänaseks päevaks kõik räägivad turbovähist, kui palju on inimesi, kes avastavad endal vähi ja mõne kuuga on lõpetatud. See on kõik koroonavaktsiiniga seotud, kõik viib tagasi. Kuidas ta on muutnud inimeste, kuidas see koroonavaktsiin muudab inimeste geeni, kuidas ta nii-öelda ladestub ja settib inimeste organitesse. Kõik need hoiatused ja mured ju tol ajal kuulutati uhuu-teaduseks ja põhimõtteliselt Vene propagandaks ju. Ja jälle, kõik me olime Kremli agendid. Kuidas mind on mõnitatud ja mõni idioot mõnitab tänase päevani, kus hanerasv, tahtis koroonat hanerasvaga. Ja ma ütlen teile, sõbrad, hanerasv oleks parem olnud kui teie vaktsiinid. Ja tulles nüüd selle Stratkomi juurde siin, kes loomulikult tegeleb ju kõikide nende, kes paljastavad kogu seda vaktsiini kuritegelikkust demoniseerimise ja lolliks tegemisega. Jätkuvalt. Siis on ristitud kõik antivakseriteks. Vaat jällegi ei vasta tõele. Ma ei ole antivakser. Mina täiesti tunnustan neid vanu äraproovitud vaktsiine, mida ka mina lapsena sain leetrite vastu, läkaköha vastu, mille kõige vastu, eks ole. Laste halvatuse vastu. Kõik need vanad äraproovitud vaktsiinid, mina nende vastu ei võitle. See, mille vastu me võitleme, on kuritegelik sundvaktsineerimine. Et tuletame ka meelde kõiki neid jutte, mida meile räägiti Ivermectinist. Milline hobuse ussirohid on. Ja ussirohi on ta tõesti, ta on parasiidivastane rohi. Ja tänaseks päevaks jälle uuringu järel kinnitab, Ivermectinist oli koroona vastu kasu. Mina ei ole neid uuringuid kõiki lugenud ja ma ei ole nii suur meditsiinispetsialist, need on ka tihtilugu keerulised jutud, aga ma loen kokkuvõtteid. Ma loen neid nii-öelda refereeringuid neist asjadest. Ja selge sõnaga ütlevad, aitas. Ja ütlevad ka ära, mis mehaanikaga see kõik aitab. Ja selles mõttes kõik, mida meile tol ajal jollerid ja muud tüübid, vihase raevuka, silmist leeki lööva ähvardusega meile pähemäärisid, osutus valeks. Kõik, millest ta meid süüdistasid, et meie valetame, osutus, et meil on õigus. Ja seda ei tohi meelest lasta ja ei tohi ka meelest lasta seda, mismoodi ühiskonda tol ajal vägistati, kuidas sunniti inimesi töökoha kaotuses, äri sulgemisega ja ka ühiskondliku stigmatiseerimisega, kuidas sunniti inimesi endale sisse panema aineid, mida nad tegelikult ei vajanud, mille osas neil oli skepsis ja mis tegelikult on osutunud neile kahjulikuks. Et Joller marssis selle
brigaadi eesotsas lippude lehvides ja nüüd on see inimene pandud meil nii-öelda terviseministriks või sotsiaalministriks, on tänapäeval nimetame. Ja ta nüüd kasutama oma positsiooni, et jätkata. Ja paneme siia taustaks on käivitatud on ju ka mingi... Aga omal ajal ütles ta muide ju prohvetlikud sõnad, mida ta nüüd on asunud teoks tegema. Me süstime need lapsed ära nii kui nii. Ja, täpselt nii. Ja temal oli plaan kogu aeg teada, tema on ka muidugi WHO suur entusiast ja fänn ja läbisuruja. Ja uus algatus on siis nüüd selline, et meil toimuvad mõningad vaktsineerimised, suurem osa vaktsineerimisi toimub imikueas, eks ole, kohe pärast sündi toimub üks süst, siis kuskil 6-kuuliselt toimub üks süst, siis aastaselt toimuvad mingid süstid. Ja minu meelest tuleks ka need süstid väga hoolega üle vaadata. Ameerikas arvatakse, et osad nendest süstidest tekitavad autismi. Arvatakse, et osad nendest süstidest tekitavad mingeid kroonilisi haiguseid ja siis see RF Kennedy on otsustanud need kõik vaadata, üle teha vastavad uuringud ja rookida välja ja kuulutada tervisele ohtlikuks osad vaktsiinid. Ja siis osad süstid toimuvad siis, kui kooli lähed ja siis on niimoodi, et neid süste tehakse ka koolis. Ja osad süstid on nii-öelda kampaania korras süstimised, mida tehakse kooli õe juures. Ma ei tea, näiteks seal gripivastaseid ja muid asju. Ja seal on niimoodi, et selleks, et seda süsti teha tänasel päeval, lähtudes Eesti Vabariigi põhiseadusest muide, on selge sõnaga öeldud, et selleks tuleb luba küsida, vanemate luba küsida. Vastutava isiku käest. Just. Nüüd Joller tahab selle loa küsimise ära kaotada ja öelda, et vanemad peavad koolile saatma kirja, et nad ei luba süstida ja isegi sellisel juhul, kui laps ise tahab süstida ja kooliõde leiab, et laps saab aru, mida ta teeb. Et siis ikkagi tehakse see süst hoolimata keelust ära. Ühesõnaga, tegelikult saadetakse lapsed kõik arstiõe juurde, arstiõde ei huvitu, on luba, on keeld, vaatab otsa, küsib, oled nõus, kui nõus ei ole, siis ta pead olema nõus ja mida see 8 või 10 aastane sul seal ütleb. Et see on sundvaktsineerimine, see on vanemate selja taga sundvaktsineerimine. Minu põhiprobleem sama, mis sa rääkisid. Ma ka ei ole vaktsiini vastane. Aga ja ma kuulen seda reklaami, et vaata, siin ju sind omal ajal vaktsineeriti ja mind ja midagi ei ole muutunud. On küll muutunud. Need vaktsiinid on muutunud. Need ei ole samad vaktsiinid, mis nad olid 10, 20 või 50 aastat tagasi. Need on hoopis teised vaktsiinid, need on kompleksvaktsiinid, need on oluliselt agressiivsemad, need on mRNA-d on osad seal, eks ole, seal on, need vaktsiinid on muutunud ja nende vaktsiinide kõrvalnähud on jälle tõestatult kahjulikud osadele inimestele. Nii et ja siis kurdetakse, aga meil on probleem selles, et inimesed ei vaktsineeri, me peame midagi ette võtma. Ma olen nõus, et midagi tuleb ette võtta, siis tuleb kõrvale jätta need vaktsiinid, mis tekitavad inimestes negatiivseid siis tervisekahjustusi tekitavad, mis tekitavad negatiivset tagasisidet. Need tuleb kõrvale jätta, minna tagasi nende asjade juurde, mille puhul oli kindel ja teada, et nad ei tekita kõrvalnähtusid. Me ei näe ju kuskil mingisugust massilist suremist mingisugusesse koroonasse või covidisse, mis iganes nime talle antaks. Sellist asja ei ole ju. Miks me peame seda massilist süstimist tegema praegu? Ja tuletame nüüd meelde, et mida me rääkisime, kui me ütlesime, et Eestisse ei tohi tuua sadade kaupa inimesi Ukrainast, sest üks sellega kaasnev nähtus on nakkushaiguste levik. No jumal hoidku, kuidas meid selle eest mõnitati, sind isiklikult selle eest mõnitati. Ja, et ei tohtinud rääkida sellest. Aga kui meil on probleeme erinevate parasiithaigustega ja meil on probleeme erinevate nakkushaigustega, mida Eestis ennem ei olnud, siis põhjus ei ole vähenenud vaktsineerimises. Põhjus on suurenenud immigratsioonis. Saage oma põhjusest aru ja tegelege selle põhjusega, mitte ärge tulge siis meie lapsi kahtlaste ainetega sunniviisiliselt vaktsineerima. No see on nüüd juba täiesti fašistlik, mis toimub. Totalitaarne riik jälle. Seda ei saa nimetada teiseks, kui ja mina ütlen muidugi ikkagi ka seda, et kuulge kulla tohtrikesed ja kulla meditsiiniõed, kes te kavatsete kriitika vabalt, kui selline seadus meil sellise kuritegeliku parlamendi poolt, nagu meil praegu seal selle Eesti 200 ja teiste ülekaaluga on, reformi ülekaaluga on, läbi surub. Kus on teie Hippokratese vanne?
kus on teie vastutustunne, kus on teie ema või isa tunne. Need ei ole küll teie lapsed, aga emana või isana te peaksite ju aru saama, et see, mida te ei taha oma lapsele, seda te ei tee ka võõrale lapsele. Kulla kooliõpetajad, kulla koolidirektorid, kus on teie vastutustunne, kus on teie õiglustunne, kus on teie kodaniku vastutustunne oma kasvandike kooliõpilaste ees, kui te lasete seda kõike massiliselt tegema hakata. Te olete ju orjamass, te ei ole ju kodanikud, te olete orjamass ja ma mäletan seda orjamassi oma noorusest, kui ka tulid klassijuhatajad ja rääkisid, kuidas nüüd on meie koolis niimoodi, et terve klass peab astuma komsomoli. Kas kellegil on midagi selle vastu? No olid üksikud, kellel oli midagi selle vastu. Aga enamik, kellel oli see jumala ükskõik, kes ei andnud endale üldse aru, et sellel on mingi poliitiline mõõde või mingi ideoloogiline mõõde või et sellel on mingisugused muud kaasnevad nähtused. Lõid käega. Põhiline kaasnev nähtus oli see, et sugulased hauas pöörasid ringi. Aga see oli veel leebe variant võrreldes sellega, mida meil praegu tahetakse teha, kui meil sunnitakse lapsed nii-öelda õlga alla panema. See on absoluutselt kuritegelik. Kulla inimesed, teist saavad doktor Mengeled. Mina ütlen muidugi, et minu meelest me nägime ära seda koroona ajal, ei ole mõtet meditsiini maffia südametunnistusele koputada. Kui sa küsid, kus on nende Hippokratese vanne, siis nad vahetasid selle oma pangaarvel oleva raha vastu. Ja täpselt nii on, see on tohutu business, ärme unusta, millised miljardid, 10 miljardid Pfizer, Moderna, AstraZeneca teenisid, millised miljardid. See on see, kus on nende südametunnistus. Aga siin on ikkagi vaja vanemate mässu. Ja me näeme jälle seda, mida me nägime siin, kui me arutasime seda eelmist punkti siin vangide teemal. Nad teevad ju seda meelega, et ühiskonda üksteisele kõri kallale ässitada, sest et täiesti kindlalt on ühiskonnas väga suur hulk inimesi, kes on nõus sulle kätega kallale tulema ja silmad peast välja küünistama. Minu last ei tohi ohtu seada sinu vaktsiini vastasusega ja tulevad kallale sulle. Ja teisel pool on inimesed, kes on valmis oma laste ihulist puutumatust ja tervist kaitsema täpselt samamoodi küünte ja hammastega ja seda tehakse meelega, et ühiskond jälle üksteisele kõri kallale ajada. Selle asemel, et terve mõistusega ja ratsionaalselt ära lahendada, nagu öeldud, me sinuga kumbki ei ole vaktsiini vastased, et leida üles need vaktsiinid, mille puhul on absoluutselt kindel, et nad ei tee tervisekahjusid, et nad ei ole ohtlikud, et neil ei ole kõrvalnähtusid, et neil ei ole tagajärgi. Mis on ammu läbi proovitud, et see ilusti ära seletada, ära näidata. Ja siis jätta ikkagi inimestele see valik, mis sa tahad või sa pead veenma inimesi, et see on ohutu ja see on vajalik ja see on sinu enda huvides. Siis ei teki meil seda, et massiliselt inimesed keelduvad vaktsineerimisest. See on lahendus, aga seda lahendust nad ei ole ju huvitatud sellest lahendust, nad ei taha seda. Nendel on üks paralleelne eesmärk. Inimeste kanna alla surumisel on ju see, et ajada inimesed omavahel tülli, tekitada ühiskonnas jälle järjekordne lõhe vend venna vastu ja õde vastu, et see on see, mida nad teevad jälle meelega. Meie Eesti ühiskonna lühistamine. Ja siis tuleb Stratcom oma jutupunktidega, mida meie sõltumatu meedia hakkab tiražeerima massiliselt kõikides peavoolukanalites päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse, kus süüdistatakse ja demoniseeritakse kõiki neid, kes on valmis oma laste tervise ja laste mitte ohtu seadmise nimel võitlusse asuma. Vaat need on siis see ühiskonna kõnts ja halb osa, aga need, kes on valmis oma lapsed ohverdama ja ise põlvili laskma ja laskma oma pea ka maha raiuda vajaduse korral, vaat need on need head kodanikud. No pärast põlvili laskumist antakse neile patsutus õlale ja kaigas kätte ja nad lähevad peksma neid, kes ei olnud nõus põlvili laskuma. See on asja üks eesmärk. Ma ütlen, see on hästi teadlik tegevus, see on ühiskonna lühistamine. Et selliste selgelt ühiskondlike lõhesid tekitavad, ühiskondlik lõhki ajavate operatsioonide eesmärk, me nägime seda ju, kui oli koroona, miks nad seda tegid? Sellega roogiti välja politseist, sõjaväest, riigiasutustest inimesed, kes oma peaga mõtlesid, inimesed, kes vabaduse eest seisid, inimesed, kes olid individualistid. Sellega roogiti süsteemist välja inimesed, kes ei olnud nõus kõigega hurraaga kaasa minema. Ja tulemuseks on meil
politsei, mis on valmis minema oma rahva vastu, sõjavägi, kes on valmis minema kohe sõtta Venemaaga, andmata endale aru, mis siis selle tagajärg on. See tulemus on, nad said, mis nad tahtsid. Nad rookisid välja inimesed, kellel on pea otsas, kes mõtlevad iseseisvalt, kes kaaluvad, argumente vajavad. Need lükati kõik kõrvale ja siis demoniseeriti ära. Ei no iseseisev mõtlemine on tänasel päeval ju Kremli narratiivi esitamine. See on jõudnud jälle järjekordse orwelliku absurdini. Niipea kui sa oled režiimi suhtes kriitiline, mingite režiimi otsuste suhtes kriitiline, nii sa esindad kohe Kremli huve. No see on niivõrd haige, et see lihtsalt ei ole võimalik teistmoodi selle kohta öelda. Aga ega Jollerist rääkides, ta on ju muudegi toredate innovatiivsete ideedega tulnud välja, kuidas EMO-sse ei peaks üldse inimesed pääsema enam. EMO-sse ainult perearsti saatekirjaga. No mis te nüüd nalja teete? Ma murran jalaluu ja keset ööd näiteks kuskil jalgrattaga kukkudes või mis iganes. Ja lähen siis keset ööd kell 3 öösel näiteks, toome lihtsalt hüpoteetilise näite. Lähen siis perearsti, ma ei tea, perearsti nõude telefonilt või kus kohast ma siis selle saatekirja peaksin saama sinna EMO-sse. Valudes oigavana ja liikumisvõimetuna või võib-olla ma üldse kukun peaga vastu asfalti niimoodi, et ma ei olegi võimeline. Kas üldse on tervet mõistust natukenegi järgi jäänud? See ei ole terve mõistuse küsimus. Ta teenib kurjust. Kõik, mis ta teeb, teenib kurjust. Tema ongi Davoslane Eestis, tema ongi Maailma Majandusfoorumi üks agenda ellu viijates Eestis. Mida rohkem inimesed kannatavad, mida rohkem inimesed surevad, mida rohkem on inimesed võimu kanna alla surutud, seda parem. Siis on ülesanne täidetud. Siin ei ole küsimus selles, et ta on loll, see on küsimus selles, et ta on kurjust täis. No ma lugesin, mäletan enam, palju loll võib ta ka olla, need ei välista üksteist. Intellektuaalse säravusega meil praegused valitsuse liikmed keegi, kaasa arvatud Kristen Michal, ei hiilga. Keegi nendest ei ole terav pliiats. Mõni on lausa murdunud pliiats nagu Ligi. Aga lugesin, see oli üks saksa filosoof, jah. Saksamaal väga tunnustatud, aga võimu poolt viltu vaadatud filosoof, mul nimi ei karga praegu pähe, kes ütleb, et Euroopa, ütleme see nii-öelda euroopalik tsivilisatsioon, et Ameerikas on nüüd tekkinud tõrge, on täiesti fašistlikul kursil. Ja see fašistlik kurss väljendub selles eelkõige, et kõik püütakse teha riigi keskseks. Riik võtab endale kõik õigused ja volitused ja jätab ainult oma suva kohaselt mingid õigused ja volitused ka ettevõtjatele, kodanikele, kultuuriinimestele, ajakirjandusele, ühesõnaga kogu muu neile, kes sitsivad. Ja, aga nendelt ootab ta loomulikult omakorda lojaalsust. Et ma lasen sul teha äri, sa võid ju oma autosid toota ja müüa, aga kui mina ütlen sulle, et sa hakkad ainult elektriautosid tootma, siis sa toodad ainult elektriautosid. Kui ma ütlen, et sa toodad ainult, ma ei tea, seda ühte autosorti, nagu olid seal Ida-Saksamaal mingid trabandid ja mis nad seal olid, siis sa toodad ainult neid ja nii on kõikide asjadega. Ja. Et see ongi fašism. Vaadake, sõbrad, ei ole mitte kuskil Hiinas või Iraanis tegemist autoritaarse režiimiga. Autoritaarsust tehakse meie oma silme all ja meie oma kaasosalusega fašistliku riigi mudeli näol praegu Euroopa Liidus. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet ja räägime natukene tegelikult räägime fašismist edasi, et see ju on üle-euroopaline probleem. Ma olin eelmisel nädala lõpul Budapestis ja kohtusin seal oli mitmeid poolakaid kohal, muuhulgas endine peaminister Morawiecki ja endine asejustiitsminister, ei suuda ta nime öelda, ta eesnimi oli Martin ehk Maršin. Aga kes on Poolas kohe, kui toimus Poolas võimuvahetus ja nii-öelda avatud ja euroopalik ja liberaalne ja euromeelne
siis kodanikuplatvorm ehk ongi see liberaalne fašism. Võimule sai, nii nad hakkasid represseerima eelmise valitsusaegseid poliitikuid, eelmise valitsusaegseid ametnikke, eelmise valitsusaegseid kohtunikke ja üks, kellele nendele eriline raev peale langes, oli siis seesama endine asejustiitsminister, kes viis läbi Poolas justiitsreformi, mille käigus siis vahetati välja või sisuliselt saadeti pensionile endistest kommunistidest kohtunikud, kes kõik olid hakanud pärast kommunistliku režiimi lagunemist, olid hakanud siis Euroopa-meelseteks ja olid hakanud siis tegema poliitilisi Euroliidu otsuseid. Me kõik teame. Me oleme Eestis seda terve rea peaministrite näol näinud. Nii et ja talle siis manufakteeriti 11 erinevat kriminaalasja, alates korruptsioonist ja lõpetades võimu kuritarvitamisega ja tal on seal veel mingisugused, mis iganes, fantaasia on ainult piiriks. Ja 20 aastat saab, kui ta on saadakse kätte Poolas, et ta isegi korra kutsuti ülekuulamisele, pärast seda oli tal pilt selge, ta lahkus Poolast, siis Poola pöördus Euroopa Liidu poole, Euroopa Liidul, kui me keegi võib-olla isegi ei teadnud seda, mina küll teadsin, aga ütleme, see ei ole avalikkusele väga teada asi. Euroopa Liidul on oma prokuratuur, on olemas üle-euroopaline vahistamisorder, kui on teatud kuriteoliigid, mis on nii-öelda üle-euroopalised probleemid. Interpol keeldus teda tagaotsitavaks kuulutamast, öeldes, et see on poliitiline kaasus. Interpol keeldus Poola valitsuse tagaotsimiskuulutust välja panemast, aga loomulikult Europrokuratuur või Euroopa Liidu vahistamisorder anti kohe välja ja igal pool Euroopa Liidus oleks ta kinni peetud, välja arvatud, tema rändas siis Ungarisse ja Ungari valitsus ütles, et see on poliitiline kaasus, me ei tõsta toru selle vahistamisorderi peale, andis talle poliitilist varjupaika. Miks me sellest räägime? Sellepärast, et see on hea näide sellest, mida siis tegelikkuses tähendab see õigusriigi kaitsmise jutuvarjus totalitarismi ehitav liberaalide võim. Poola näitel, me oleme Eestist neid näiteid tuua üksteise alla ja miks oli nii tähtis, et Poolas võidaks konservatiivne president, sest presidendil on Poolas päris suur vetoõigus nii seaduste osas kui kohtunike ametisse määramise osas. Ehk siis nad hoidsid nii-öelda tulevalli selle liberaalse fašismi edendamisel Poolas ja seal oli nagu nibin-nabin muidugi, aga see valimiskampaania oli äärmiselt illustreeriv, eks ju. Et loomulikult oli siis üks võimu poolt välja pandud nii-öelda ametlik kandidaat, kelle isegi OSCE vaatlejad tegid raporti, kus ütlesid, et see nii-öelda võimukandidaat sai ebaausat eelist meediakajastuses, riikliku meediakajastuses sai ebaausat eelist ka selle näol, et riigiametid võtsid tema kasuks sõna, eraldi toodi välja see, et Poola julgeolekuasutused süüdistasid siis konservatiivset kandidaati, arvake ära, milles? Kremli meelsuses. Arvake ära milles. Et Poola rahvuslik, konservatiivne, katoliiklik, venevastane presidendikandidaat, aga meie siin arvame, meie siin Poola süvariik ikkagi paneme talle otsa ette Putini templi. Vaadake nüüd, kas te Poola rahvuslased tahate veel teda hääletada. Ja siis eraldi, ühesõnaga sellele nii-öelda ametlikule kandidaadile tehti riiklikult kõik eelised, mis võimalik olid teha. Aga poolakate siis konservatiividele tulid appi välisjõud, samamoodi välisjõud, eks ole, küll olid ungarlased aitasid neid seal nõuga, ameeriklased aitasid, ameeriklased tegid väga selge avaliku profiiliga, Trump sai taga kokku, Ameerika kabinetiministrid käisid nädal enne valimisi Poolas ja ütlesid välja väga huvitava, väga mõjusa lause. Kui poolakad valivad, ütle mulle ta nime nüüd, Navrotski, oli see konservatiiv, jah? Et kui poolakad valivad Navrotski, siis võivad poolakad kindlad olla, et Ameerika sõjaline tugi Poolale jätkub. Pole eriti läbi lillede öeldud, et kui te tahate meie kaitset, siis valige konservatiiv. Ja poolakad valisid, kusjuures nali on veel selles, et taheti teha valimispettust. Juba nädal ennem seda oli väga palju märke ja hoiatati selle eest, et valimispettust, Poolas on siiski ainult pabervalimised. Ja valimisõhtul valimiskomisjon ütles, et 0,3% võitis siiski liberaal. Aga siis loeti hommikul hääled üle ja sai, et võitis põhimõtteliselt 1% võitis see konservatiiv, sest et ja kuidas nad nurjasid selle valimispettuse, nad tegid väga ulatusliku lävepaku küsitluse. Ja lävepaku küsitlus näitas, et Navrotski võitis. Ehk siis sellisel juhul nad oleks pidanud hakkama seletama, kuidas lävepaku küsitluses on nii suur viga sees. Ja siis oleks saanud hakata konkreetseid kohti vaatama, kus siis lävepaku küsitlus
küsitlus läks lahku häältest ja seal nad oleks vahele jäänud. No ma üldiselt arvan, et küllap tuli ka ookeani tagant signaal, et kuulge lõpetage ära, et meil on kõrini sellest, mida te tegite Rumeenias, meil on kõrini sellest, mida te olete teinud siin mitmel pool mujal. Trikk on ju selles, mida tehti ka 23. aasta parlamendivalimistel, Riigikogu valimistel meil Eestis. Äkitselt suurendati jõhkralt meil 90 000 valija võrra valijate registris olevate inimeste arvu. Ja vaat siit äkitselt näed, see 90 000 inimest oli äkitselt nii entusiastlikult Eesti 200 ja Reformierakonna ja nii-öelda valgete jõudude. Kunagi varem pole valimas käinud ja nüüd valisid kõik liberaal. Ja kõik suuremalt jaolt valisid nad muidugi ka e-valimistel. Et kõik on ju selge. Põhimõtteliselt seda sama tehti ju Rumeenias, ja, just. Kus ka äkitselt suurendati vahetult enne valimistel osalenud isikute nimekirjasid ja enne imet. Enamik nendest olid välisrumeenlased, väljaspool Rumeeniat elavad Rumeenia valimisõiguslikud inimesed, kes entusiastlikult toetasid siis seda riigivõimu kandidaati, ehkki kõik küsitlused eelnevalt näitasid, et võidab opositsioonikandidaati. Ja seal tehti selgelt valimispettust, siin pole mingit küsimustki. Aga Poola on tähtis, Poola on suur ja Poola on sama tähtis, ma arvan, kui Rumeenia mõnes mõttes. Ja seal on panused suured. Aga siin jälle, mida siis tehti selle režiimi vastase kandidaadiga? Umbes iga 10 päeva tagant käivitati uus infooperatsioon, käivitati uus laimukampaania. Et niimoodi, et üks oli just jõudnud lõppeda, kui pandi uus siis sopalaine teele. Ja mida kõike teda talle kaela, et ta on nooruses prostituute vahendanud ja et ta on illegaalsetes kaklustes, et ta oli kunagi noorena oli boksi ja ta oli jalgpalli huligaan. Ja ta oli jalgpalli huligaan. Ühesõnaga loomulikult Vene agendiks tembeldati teda, aga iga suures järgus 10 päeva tagant, natuke vähem kui 2 nädala tagant tuli siis uus laine, nii-öelda meie mõistes Prigožini skandaale talle kaela. Ja mis on nagu oluline oli see, et nad olid valmis ja nad suutsid sellele vastu vaielda, võidelda sellega ja poolakad ei neelanud seda juttu alla. Ja mul on muidugi raske hinnata seda, kas eestlased tegelikult ka uskusid seda Prigožini juttu, sest mina olin kampaanias väga aktiivne Tallinnas tänavakampaaniat tegin 23. aastal, ma ei näinud ainsamatki inimest, kellega ma rääkisin ja ma rääkisin ka nende inimestega, kes meid vihkasid ja tulidki ütlema meile, et ma elu seest ei hääleta, ma iga kord küsisin, kas te Prigožini juttu usute? Ei, loomulikult mitte. Et mitte keegi ei uskunud seda Prigožini juttu. Ma arvan ka Poolas keegi seda ei uskunud, ma arvan ka Eestis keegi seda ei uskunud, aga selle nii-öelda skandaali najal sai siis valimistulemusi võltsida ja öelda, et loomulikult need tulemused muutusid nii järsult, sellepärast, et see on ikka tõsine asi, mis neile ette heideti. Ehk siis Poolas ei läinud rahvas nende infooperatsioonide liimile, see on nagu oluline asi, millest aru saada ja ma hüppaksin siit Poolast nüüd Hollandisse. Eelmisel nädala lõpul ajasin jutuga siis Geert Wildersiga, Hollandi senimaani, siis ta veel oli valitsuse liige, aga siis ta juba rääkis, mis neil seal toimub kõik. Wildersi, tuletan meelde, 23. aasta sügisel olid Hollandis valimised, Wildersi partei võitis need valimised, 8 kuud tehti koalitsiooni läbirääkimisi ja lõpuks saadi valitsus kokku sellel tingimusel, et valimised võitnud partei ei saa peaministri kohta. Kes sai peaministri koha? Endine luureülem. Ja ma küsisin, miks te siis endise luureülemaga nõus olite, et 8 inimest ennem seda ütles ära. Me kõik neid luuremänge teame, need 8 inimest oli pandud üles variantidena, et kui saab, siis teeb, mis vaja ja kui ei saa, siis ta on kulutatav materjal. Meil on järgmised 5 inimest variantidena varus, keda saab panna. Kogu mängu ülesanne, kogu mängu eesmärk oli lasta Wildersil parteil valitsusse saada nii, et nad ei saaks mitte midagi teha. Ja nad on nüüd natuke rohkem kui aasta otsa on valitsuses olnud. Koalitsiooni läbirääkimised olid hästi keerulised ja rasked. Nad panid koalitsiooni läbirääkimistel kokku väga range immigratsiooni poliitika paketi, tõesti range. Näiteks ma toon näite, millest siis veel aasta tagasi keegi ei rääkinud, kui Trump tõi sellisesse peavoolu juttu, tõi siis need arutelud, et repatrieerimise või riigist välja saatmise, aga aasta tagasi sellest veel niimoodi ei räägitud. Aga Wildersi partei pani koalitsioonileppesse sisse, et isegi kui sa oled sündinud Hollandis,
ja su mõlemad vanemad on marokolased, siis saadetakse sind Marokosse. Et lihtsalt saadetakse riigist välja, et hakatakse riigist välja saatma neid inimesi, kes on tulnud massiliselt sisse. See ei loe, et sa oled terve elu seal elanud, see ei loe, et sa oled 30-aastane, saadetakse Marokosse välja, see läks koalitsioonileppesse kirja. Ja siis hakati valitsema ja mitte ühtegi punkti ei täidetud. Kõik seaduseelnõud blokeeriti, kõik valitsuse otsused blokeeriti. Ja Wilders pani lõpuks siis mõni nädal tagasi ultimaatumi lauale, ütles, kui me ei hakka täitma neid asju, siis me kukutame valitsuse. Ja minu meelest on see tal väga hästi strateegiliselt läbi mõeldud. Nüüd tulevad erakorralised valimised. Erakorraliste valimiste keskne teema on immigratsioon, sest valitsus kukkus immigratsiooni tõttu. Ja teine, mis ma vaatasin, Wilders esines siin väga tugeva Iisraelit toetava avaldusega. See on tal ka teadlik strateegiline valik, sest siis ütleme Hollandi kogu poliitilise vasakspektrum on maru tõbiselt palestiinameelne või ja see annab talle võimaluse siduda vasakpoolsed ära moslemitega ja minna valimistele selges vastandumises. Kõik vasakpoolsed, kõik rohelised, kõik nii-öelda meie isamaalased on tegelikult moslemimeelsed. Tegelikult ei võimaldanud meil immigratsiooniga võidelda. Me oleme ainsad, kes tahtsid seda teha, meil on vaja anda veel kõvem mandaat. Et kas see kõik välja mängib, ma ei oska vastata, sest et see on väga riskantne business kõik, aga ega nii jätkata ei saanud. No kui ta oleks nii jätkanud, siis ta põhimõtteliselt oleks hävinud. Jah, seda ta ütles ise ka. Sellepärast, et kui sa istud, ma ei tea, 3 või 4 või 5 aastat valitsuses ja mitte midagi sellest, mida sa oled kampaania käigus lubanud ja mille pärast inimesed on sind toetanud, riigis ei muutu ja vastu ei võeta vastavaid akte, siis inimesed ütlevad, aga milleks? No sa oled isamaalane, tühje sõnu loobid. Jah, milleks? Ja küll tuleb Isamaa tõe hetk ka. Isamaa hoiab ju meil Süvariik ja Peavoolumeedia ja Stratcom hoiavad ju kunstlikult kõik üks kamp. Sest see, ma ütlen, et paukpadrunid seal mitte midagi ei ole. Nad näitavad seda suurepäraselt praegu Tallinnas. Tallinnas on olukord läinud ainult hullemaks kõigega, liikluses, hea korras. Rahvusküsimuses. Teeninduses, rahvusküsimuses, keele küsimus. Te paugutate ja räägite, kuidas ma ei tea, kui tähtis on eesti keel ja mitte millegagi hakkama ei saa. Mitte kõige vähemagi. Üks asi, mille Isamaa on teinud Tallinnas. Mitte midagi ei ole ära teinud. Lolli juttu on ainult ajad. Ja need aselinnapead on ka muidugi sellised, broilerid. Aga võime teha väikese tagasipõike ju ka meie valitsusse, ega siis meie valitsuses olemise puhul nii Isamaa kui Keskerakond töötasid ja meile süstemaatiliselt ja omavahel kooskõlastatult vastu. Ja eesmärk oli see, et ka meie mitte midagi tehtud ei saaks. Mis sellest, et meil olid ka küllaltki rasked koalitsiooni läbirääkimised ja surusime ka 1, 2 ja 3 sinna sisse. Ja tuli ju ka lihtsalt päevapoliitikaga seoses teatud asju nagu Estonia uurimine ja mõned muud asjad. Koroona. Ja sel hetkel, kui jõudsime sinnamaale, et me suure vaeva ja valuga olime surunud asjad nii kaugele, et neid pidi hakkama Riigikogus hääletama, siis joosti valitsus pikali. Ja see meie ei hüpandalt ära. Meie ei lõhkunud valitsust. Meie, võib öelda, et meie panime valitsuse lagunemise kursile sellega, et me ütlesime, et nüüd tuleb see ära teha. Kuhugi edasi lükata ei saa. Kui te seda tahate edasi lükata, siis valitsus kukub. Ja me ei kommunikeerinud seda välja, aga eks need 20. aasta lõpus need pinged olid ju avalikkusele ka mingil mõttes tuntavad, aga niimoodi me saime väga hästi aru. Meid võeti valitsusse selle jaoks, et meid alla vett lasta, et me ei saaks mitte midagi oma asjadest teha ja siis oleks võimalik järgmistel valimistel nad ei teinud midagi, aga me tegime väga palju, me tegime oma maksulangetused ära, me hakkasime piiri kaitsma, me tegelesime immigratsiooni, meie ajal oli väike immigratsioon, oluliselt väiksem meie ajal, majanduskasv, kõik mida me tegime, aga see tuli õudselt raskelt, kogu aeg oli vaja võidelda. Ja Hollandis on veel keerulisem, seal on ju 4 parteid on valitsuses oli. Et selles mõttes see, ja mis me näeme Hollandi näite puhul ka, Wilders sai valitsusse ja päris hästi esines ka siis see nii-öelda farmerite partei BBB. Farmerid olid äärmiselt kriitilised ja korraldasid ju lausa mässe ja nii edasi. Ja siis rohepöörde vastu ja selle vastu, et hakatakse farme sulgema ja lehmakarju hävitama ja ma ei tea, mis nitraatide vastaseid kvoote nad seal olid kehtestanud. Et BBB sai nii-öelda farmerite hääled puha.
ja ka nemad ei ole mitte midagi saanud teha. Aga nende populaarsus on täielikult kokku varisenud, sest et nad ei võitle valitsuses ja nad ei oska seal olla. Ja Wilders ütles ka, et neist ei ole liitlast ka valitsuses olnud. Nii et selle partei saatus on otsustatud. No selle partei hääled lähevad Wildlersile. Suures osas ilmselt jah, aga miks ma seda esile tõin jälle on see, et me näeme ju Eestis, kuidas meile pakutakse ka igal valimisel tuleb nii-öelda mingi uus ja huvitav projekt. No eelmine kord oli Eesti 200, nüüd seekord pakutakse meile kõige ehedamat süvariigi projekti, parempoolseid. Ennem seda oli meil Vabaerakond, mis pidi olema see kärbsepaber, mis rahulolematud hääled kokku korjab. Ja ennem seda olid meil rohelised. Mitte keegi neist ei ole mitte kunagi tegelikult mingisugust abi toonud. Ainult EKRE on olnud see, kes on tegelikult oma lubadusi tahtnud täita ja kellel on olnud nii-öelda jõudu ja jaksu püsida sellel liinil. No võtte selliste parteide vastu nagu meie, siis tehakse ka nende nii-öelda kontrollitud ja peavooluparteide koalitsioon ja meil on kõik kontrollitud. Ärge laske ennast ära petta ka Keskerakonnal. Keskerakond on Kõlvartite juhtimisel ja seda veenvalt kinnitab ka see, kuidas sinna on Jaak Madisson koopteeritud, on selgelt süvariigi kontrolli all olev partei, mis võimule saades mitte midagi ei muuda. Keskerakond sai võimule Reformierakonnaga riigis, siis kukkus või vahetati välja Isamaaga, Reformierakonnaga Kaja Kallase